kõikidele vaatajatele. Kristjan Kümme taas kord siin käes on veebruarikuu algus ja oleme otsustanud, et me läheme siiski edasi oma Siemens logoga, sest see on lihtsam. Mul on plaan osta üks ABB ekraan, vaatame, mis tollest välja tuleb, kas ma saan tulla, kas ma saan programmeerida teda. Hetkel jääb meil see ekraan, see paneel, need nood ja siis läheb Siemens logo ja sellega vaatame, kuhu me selle paneme. See on tühi, muretsesin mõned rattad, väidetavalt 35 kilo on vähemalt ratas, nii et peaks ilusti ära kandma, ennast ma seda väga palju liiguta. Otsustasin ka, et jätan need numbrid alles, sest nendega saab ära tähistada kõik. Nii et jah, nüüd ma siis kõigepealt panengi need rattad, panen siia nurkadesse. Oleme planeerinud ära ka esipaneeli. Nüüd paneme sellise musta plaadi sinna ette. Ja siis mahutame kõik asjad sinna kenasti ära. Nii et see peaks olema täitsa okei, aga paneme siis kõigepealt rattad alla, siis ta enam ei kraabi mul seda pinda ja siis natuke lihtsam seda veitski liigutada siin. Nii, väike vahe update. Kontrollisin selle ära, see on logo 8.3 õnneks, et Modbussi saame kasutada. Meile tuleb võib-olla üks ekraan juurde, ABB oma. Kui ma saan sellega kuidagi rääkima, tolle ABB ekraani ka, mis on suurem kõvasti kui too, siis võib juhtuda, et neid nuppe võib-olla ei tulegi, aga vaatame seda. Aga jah, praegu üritan õppida, kuidas Modbussi kasutada ja värki. Täna tegin vahepeal laivi ja siis jah, nagu näete, logosid on palju. Panen selle kinni. Nii. Ja laivi ajal rääkisime asjadest. Siin on meie SSR-id, mis lähevad siia sisse. See läheb ka, see on mingi cheapo, aga 10 amprit peab ilusti vastu, selline voltmeeter läheb. Kontrollisin need ära. See on väga huvitav süsteem, põhimõtteliselt kõik need plokid on omavahel ühendatud, kui ta niimoodi kõrvutan. Ülihea süsteem on siin, või noh, kas ta nüüd ülihea on, aga siin on väike selline, väiksed sellised kõrvad on, mis ühenduvad teistega niimoodi küllega kokku põhimõtteliselt, et kui lükkad need sinised ja pruunid kokku omavahel, siis need põhimõtteliselt teevad kokku ühe sellise ploki kohe, ülihea, super luks. Ning väike ülevaade, mis me vahepeal teinud oleme, nagu näete, kaablijooksud on ühele poole ära pantud. Ma veel ootan toda ekraani. Too ekraan põhimõtteliselt on see, et make it or break it. Kui me saame tolle ekraani tööle, siis tuleb siia ette võib-olla 2 ekraani, võib-olla 1, vaatame. Ja kui ta toimib, siis maybe S7 2200 peale läheme üle. Võib-olla ei lähe, see on praegu placeholder lihtsalt, et kui see ikkagi ei ole see, mida ma tahan lõpuks ja me võtame ikkagi Siemens logo ja paneme lisamooduleid meil sinna juurde, siis läheb Siemens logo praegu. Põhimõtteliselt võiks Siemens logo isegi käiku minna, aga kui ei lähe, kui ma toda ekraani toimima ei saa korralikult, nii nagu ma tahan, siis me potentsiaalselt läheme S7 1200 peale üle ja siis on väljundid ja sisendid ja asjad. Meil on see toiteregulaator, mida saab telefoniga programmeerida põhimõtteliselt. Kaitsmed asjad, plokid, releed. Siia tuleb 2 SSR-i. 1 tuleb sealt. Ja nii on. Ja siis kaitsmed. Kõik need asjad, mis siin põhimõtteliselt on, ütleme niimoodi, et kontrollerist allpool, need ei ole nagu 100% see koht, kuhu nad lähevad. Et see on lihtsalt ajutine, aga voolumõiteks paneme siis hoopis sellise, mida saab telefoniga jälgida ja wifi'ga ühendada. See filter, see on paigas, nüüd see jääb siia, sest meil tuleb vool siit alt sisse, siia tuleb plokk ja siit läheb kohe ülesse, siit läheb kaitsmetesse ja siis kaitsmetest juba toiteplokkidesse ja asjadesse igale poole, releedesse. Ja siis nii ongi, et ma panin siia tinlatid, panin ära 4 tükki ja siis panime ka
4 sellist karpi, pluss siis üks külje peal. Need siia ette praegu ei pane, ilmselt ei panegi üldse, sest ega mul neid karpe tegelikult väga ei ole, meil on sellist hästi laiu ja üks on selline vähe kitsam ka. Et see, mis on see törts kitsam siin, ma eeldan, et see on meil siis ka siin praegu juba jupp, et siit hakkab päris palju juhtmeid läbi jooksma ja noh, muidugi nendesse läheb ka ikka omajagu juhtmeid, kui me läheme S7-200 peale, 1200 peale. Et jah, siin on hästi palju siseneid väljundeid ja paneme ka selle õhuniiskuse mõõtja, vahet pole kas siia või siis Siemens logole, et natukene on vaja õppida ja värki ja natuke meelde tuletada, kuidas neid asju kasutada. Muidugi noh, see selleks on ju. Ostsin vahepeal endale ühe sellise karbi, sain oma need kaablihülsid normaalselt siia ära panna ja muretsesin ka augusaed ja selle augusae otsa, et siia augud sisse lõigata ja siis jah, et nende kui tulevad need lülitid ja kilbid ja värgid, et siis jah, ja muidugi see asi peab ka veel kuhugi siia minema, ilmselt kuhugi siia äärde või kuhugi vaatama, kuhu me ta paneme ja tunniloendurid, seda kilovattide mõõtjat ei pane, toiteplokk on veel vaja kuhugi ära mahutada, et päris palju asju on vaja veel kuidagi siia ühele poole ära mahutada. Ilmselt mahuvad hästi, saab kõik tihedalt täis siin, aga jah, noh muidugi teisele poole saab ka panna veel mingeid asju, et kindlasti need kontaktorid lähevad teisele poole, toiteplokid, VFD, et need lähevad siis teisele poole, nii et jah, selline vaheupdate, aga ma ei tea, ilmselt seda veel üles ei lae ja kui mul ekraan ära tuleb, siis ma teen veel siia lõppu, panen mingi ekraanitesti video, vaatame kuidas too toimib ja alles siis otsustame, et mis siis edasi saab, aga sellest juba järgmises videos, aga see video veel siia lõppu tuleb väike ekraanitest ja värk ja siis vaatame juba edasi, nii et lähmegi nüüd siis ekraanitesti juurde, mis tegelikult tuleb nagu homme, aga teie jaoks tuleb see nüüd kohe. Nii, möödunud on mingi paar päeva äkki viimasest korrast, kui ma just olin siin, nii et jah, saime oma ekraani saime ka kätte, nagu näete, ABB ekraan, hästi suur selles suhtes, et näiteks ma ei tea, A4 paperiga võrreldes A4 suurune kuskil, nii et jah, programmeerimine oli omamoodi ma loodan, et pilt tuleb, nagu näete, siis ekraan siit videost näeb ta hullem välja, kui ta reaalsuses on. Reaalsuses see tagumine, see ei sega, ma ei tea, kas ta on niiskust saanud või on lihtsalt aja jooksul kuidagi ära läinud, aga selles suhtes ta ei sega nagu kasutamist. Nagu näete, panin mõned mõõdikud, üritasin välja mõelda, kuidas profinetti kasutada vist, Modbussi tegelikult, Modbussi kasutasin siin läbi võrgukaabli. Et siin on üks nupp ja siin on üks teine nupp ja need ühendavad Siemens logoga, aga ta on mul praegu tagant ära võetud juba, et tolle pärast on siin sellised hüüumärgid igal pool. Aga muidu see töötas, mul läks mingi terve päev läks põhimõtteliselt, et nagu õppida, sest ühtegi tutoriali kuskil internetis otseselt ei ole, kuidas nagu sellist tüüpi ekraani ABB oma näiteks Siemens logoga ühendada, sellist videot mitte kuskilt ma ei leidnud. Leidsin igasuguseid muid asju, aga mitte just seda isegi S7-ga ühendamist ma ei leidnud, et üldse selle ekraani kohta väga vähe infot oli, aga ChatGPT abil ja rohkem nagu katse-eksitusmeetodil õnnestus põhimõtteliselt need tööle saada. Mul oli logo peal oli 3 erinevat loendurit ja uus kass, tegelikult vana, aga kõige noorem. Et panin 3 loendurit, mis lugesid erineva kiirusega, siin on lihtsalt suvaliselt 5000 on value ja 1000 ja 1500 ja need siin liikusid ilusti ja memory bitid sain ka tööle
et mälupitid ja see on päris tavaline Q-väljund lihtsalt, et need on M ja see on ka M tegelikult, et mida on võimalik togelida, vajutada värki ja siis on paar numbrit, ehk siin ma saan panna ühele loendurile väärtuse, kuna ta lülitub sisse. Et taimeritega tuleb natukene vaeva näha, võib-olla paneme teise ekraani peale. Võib-olla seda ekraani üldse ei kasuta, ma pole praegu päris veel kindel, mida ma teen. Nuppusid tahaks tegelikult panna ja toda S7 Simatic HMI-d on lihtsam kasutada, aga ta on väiksem, nii et ma olengi praegu sellises olukorras, et ma ei teagi, mida täpselt ma tahan enam. Et kas ma panen selle ekraani pluss siis Simatic HMI ja siia panen osa asju, siia panen valdavalt nupud ja siis kõik nupud ja tuled, vähemalt mis puudutavad toiteblokkide sisse ja sagedusmuunduri kontrollimist, et need siis toome kõik siia ekraani peale, et juhime põhimõtteliselt selle ekraaniga kogu masinat või kogu seda toitesüsteemi. Või siis paneme ikkagi nupud. Et nagu põhimõtteliselt, mida nagu inimesed tahaksid näha, et kas te tahate näha nuppudega, mul on siin väike screensaver ka pandud, see pidi kihv olema, aga nagu näha, siis see ei toimi ja kusjuures, kui lihtsalt see screensaver on, siis ei ole sellest efektist väga aru saada. Mingi nurga all on nagu aru saada, et ekraan on vana või midagi. Aga selles suhtes, kui siin on mingi värv taustal, siis ei ole väga hullu. See heledamad laigud ja need paistavad rohkem, aga nagu tavavisuaalina nagu kasutades väga see ei sega, selles suhtes see on lihtsalt visuaalne probleem. Et jah, natukene niiskust oli selle pea klaasi all oli natuke niiskust, aga too kadus ära. Aga jah, see kihtide vahel, need põhimõtteliselt peaks selle ekraani nagu täiesti lahti lammutama, aga see on ka selline väike riskantne asi, et ma pigem ei teeks seda, et lasta olla nii nagu ta on ja saame sellega hakkama. Aga nüüd ongi jah, kaks varianti, et kas me kasutame seda nuppude ja tulede asemel, osad nupud ikka tulevad, aga mitte kõik, või siis me ei kasuta seda ekraani, me kasutame Siemensi HMI-d ikkagi toda väikest ekraani, mis mul siiamaani on olnud, ja paneme nupud, füüsilised nupud. Et kui ma teen tolle variandi, siis ma ei tea, kas ma lähen Siemens logo peale jätkuvalt edasi või läheme S7-ga. Logo on lihtsam programmeerida selles suhtes, aga kui ma kasutan S7200, siis on mul lihtsam nagu ekraani ja toda kontrollerit omavahel panna nagu suhtlema. Mitte, et logo oma oleks kuidagi keeruline, ei ole, tegelikult on väga lihtne. Lihtsalt jah, kahte erinevat programmi peab siis kasutama. Üks on Logosoft ja teine on Diaportal. Mul on versioon 17. Et jah, tollega saan ekraani progeda ja ka kontrollerit. Aga siis jah, nüüd ma ei teagi, et ma tegelikult ootan paari juppi veel. Neid ma näitan juba järgmises videos. Üks uus toiteblokk tuleb ja üks huvitav moodul, mida mul kunagi varem pole olnud. Nii et jah, et see ekraan iseenesest töötab ideaalselt. See väike summa, 35 €, mis selle peale läks. Ütleme, et sellise ekraani kohta on see tegelikult väga hea diil. Väga hea diil, 35 € siukse ekraani kohta, millel on veel kusjuures isegi selline raam ümber tehtud, et saab nagu mingite kinnitustega isegi kuhugi nagu kinni panna juba, et noh, see on ka juba hea asi. Ja noh, loomulikult see, et tuleb välja, et ta on seisnud tükk aega. Siin oli mingi demoprojekt oli peal või midagi, et paistab, et see on mingi demoplaat olnud kuskil, ilmselt kas õppeklassis või kuskil, et jah, nii et aga super look selles suhtes, et töötab. See oligi nagu kõige tähtsam, et kui see töötab, siis on üliäge. Siis tuleb mõelda, kuidas logoga saab suhtlema, sest jah, nagu ma ütlesin, juhendeid ega midagi tegelikult väga ei olnud. Et pidi nagu väga ise proovima ja nagu meeletult palju juurde õppima. Et ma olen üks väheseid ilmselt inimesi, kes nagu ABB ja Siemens logo on oma vahel või sellist tüüpi ekraani ja logo on oma vahel pannud suhtlema, et noh, see ekraan on mõeldud ilmselgelt mingite suuremate masinate juhtimiseks ja värki. Mitte Siemens logo juhtimiseks, sest ta on tegelikult pisikene ekraan. Nii et jah, aga iseenesest kõik nagu puutetundlik asi toimib, nagu need nupud, mida nagu
peaks saama vajutada, neid saab vajutada, siin on Eesti lipuga nupp. See on nagu keelevalikul rohkem mõeldud. Et üks on memory bit ja siis teine on tavaline väljund ja loomulikult see töötab. Siin see number võiks muidugi teistsugune olla. Seda saab liigutada siin mööda ekraani. Huvitav, kui ma ta panen sinna, et kas ta tuleb ikka siia sama koha peale. Nii et selline vaheupdate, nii et ma jään nüüd ootama teie ideid, mõtteid, mida me siis kasutan, kas me kasutame seda või läheme nuppude ja väiksema ekraaniga edasi ja mis kontrollerit me kasutame, kas Siemens logot või S7, et valikuvariant on tegelikult päris palju, mida teha, et nagu kombosid, mida saaks teha, on päris hulga, aga ma arvan, et ma praegu pigem ei tahaks seda kasutada, aga mine tea, võib-olla homme mõtlen teistmoodi ja mõtlen, et tegelikult kurat ikka võiks kasutada ja siis ei ole nii palju väljundeid ja asju vaja, et saab ainult ühe ekraaniga kõik ära juhtida põhimõtteliselt. Nii et jah, aga ma ilmselt tule teise, no siia saab ka tegelikult loendurid ja asjad panna, et see ei ole ka väga hull. Ma ei tea muidugi, kuidas ma saan selle ühendada nüüd teise kontrolleriga muidugi, kus on loendurid ja asjad peal, mis tollel kasutul masinal on. Aga jah, nii et selline värk siis. Nii et ma ei teagi. Tänan kõikidele vaatamas, likeige, kommenteerige, subscribe'ige. Kommentaare on siin aeg-ajalt isegi pandud imekombel. Ja kohtume järgmisel korral, kui meil on juba uued huvitavad mänguasjad, millega edasi lahendada oma ülesannet. Ja ilmselt ma olen jõudnud ka selle aja jooksul natukene oma teist poolt teha, sellepärast et toiteblokid ja VFD-d ja asjad on vaja panna teisele poole, sest kõik asjad ühele poole ilmselgelt ära ei mahu, sellepärast ongi hea, et on kahepoolne, nii et jah. Aga veel kord tänan vaatamast ja kohtumiseni!